Good afternoon. Tere pealelõunat. Aitäh sissejuhatuse eest, aitäh kutse eest tulla Eestisse. Minu jaoks on see esimene külaskäik Eestisse. Ja aitäh Kellile selle eest. Ja mina räägin teile kõigepealt sellest organisatsioonist, mida ma esindan. Tegemist on siis Hispaania mitmekesisuse kokkuleppe organisatsiooniga. Ma räägin meie tegevustest teile. Ja Hispaania mitmekesisuse kokkulepe sai loomulikult alguse Euroopa Liidu mitmekesisuse kokkuleppest, mis lepiti kokku 2000. aastal, aga Hispaania ühines sellega märtsis 2009. Ja meie eesmärk on siis võrdsed võimalused ja mitmekesisuse suurendamine ja diskrimineerimise vähendamine. Meie strateegiad kõigepealt siis suurendada tööturul efektiivsust ja konkurentsivõimet, toetada uurimistegevust ja arendustegevust selles valdkonnas. Ja see tähendab seda, et kõigepealt, et ühineda meie platvormiga, on tarvis allkirjastada kokkuleppe dokument. See tegevus on täiesti vabatahtlik ja praeguseks Hispaanias oleme jõudnud juba 675 ettevõtteni ja institutsioonini, kes on meiega ühinenud. See on väga suur number ja me näeme, et see arv päev-päevalt suureneb, mis tähendab ka seda, et meil on üha rohkem informatsiooni, mida me saame omavahel jagada ja palju rohkem asju, mida me oskame koos teha. Ja siin all slaidil on ka näha väike lõik sellest kokkuleppe tekstist. Ja siin on välja toodud peamised tegevused. Kõigepealt selle kokkuleppe allkirjastamine iseenesest on juba sündmus. Me teeme seda avalikult meie büroos ja selle kohta siis avaldame ka informatsiooni. Ka Barcelonas on seda võimalik teha. Madridis teatavasti asub siis Hispaania keskvalitsus, aga Katalaani valitsus on Barcelonas. Me jagame parimaid praktikaid omavahel, jagame kogemusi ja meil on tarvis pidevalt saada uusi ideid, olgu siis tulenevalt sellest, et kuskil teises piirkonnas on mingisugused teistsugused kultuurilised taustad või on organisatsioonid, ettevõtted erinevad. Kommunikatsioon. Me oleme väga aktiivsed oma tegevuste kohta teada andmast kõikvõimalikele tasanditele. Ja praegu me näiteks töötame koos Euroopa Komisjoniga, et uuendada oma kokkuleppe teksti, aga me toimime ka konsultantidena kõiksugustele organisatsioonidele ja samuti pakume ka koolitusi. Pakume koolitusi tööandjatele, aga ka inimestele, kes ettevõtetes töötavad. Meie töö Euroopa tasandil. Euroopa Komisjon on välja töötanud sellise platvormi, mis siis hõlbustaks mitmekesisuse juurdumist erinevates liikmesriikides ja meie korraldame selle organisatsiooni raames 3 niisugust iga-aastast suurt konverentsi ja üks on ka selline kõrgetasemeline kokkusaamine. Projekt, milles meie oma kokkuleppe organisatsiooniga osaleme inglisekeelses tõlkes tähendaks see, teame, mis asi on diskrimineerimine ja me oskame ära tunda mitmekesisuse. Ja siin on erinevad kategooriad, näiteks üks kategooria tegevusi on mõeldud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Me alustame tööd ka teisel tasandil, mis on mõeldud keskkoolidele ja õppuritele, sest me oleme jõudnud äratundmisele, et mitmekesisusest rääkides tuleks alustada võimalikult varakult. Mitte ainult ülikoolis, vaid juba keskkoolis, et inimesed oskaksid nagu sellistele momentidele tähelepanu pöörata. See on üks
näide, kuidas näeb välja kokkuleppele allkirja andmine. Ma ütlesin, et ka see allkirja andmine ise on meil nagu sündmus, mida siis avalikult kajastatakse. Siin on siis kas 23, 25 erinevat organisatsiooni koos sellel üritusel. Siin on näide ühest seminarist, mis toimus eelmisel nädalal Barcelonas. Tegemist oli Ameerika seminariga ja me valmistame Barcelonat ette. Nad korraldavad ürituse, kus on võimalik rääkida talendist kui niisugusest, paindlikust tööturust ja siin on foto meie Hispaania konverentsist. Martha Williams esineb Madridis. Me kutsume konverentsidel esinema eksperte ja inimesi, kellel on midagi huvitavat sellel teemal lisada. Ja see konkreetne konverents, selle valmistasime ette koos Hispaania valitsusega sooliste teemade üle rääkimiseks. Siin on üks teine konverents teemadeks innovatsioon, loovus, talent. See toimus eelmisel aastal mais. Ja me teeme väga tihedat koostööd Ladina-Ameerika riikidega, sellepärast, et siis puudub meil nagu keelebarjäär. Siin on veel üks. See slaid illustreerib meie kommunikatsioonialaseid tegevusi. Me anname regulaarselt välja uudiskirja, mis kajastab siis igasuguseid sündmusi ja sellest uudiskirjast saame lugeda, kes olid viimatised kokkuleppega ühinejad, millised organisatsioonid, millised ettevõtted. Teinekord võib-olla on vastu võetud mingi seadus või määrus, mida tasuks laiemalt levitada ja rääkida tema tähtsusest just mitmekesisuse seisukohast. Midagi niisugust, mida me omavahel saaksime veel võimendada. Ja Euroopa mitmekesisuse päev. Ma arvan, et järgmine saab vist olema juba 4. kord, kui seda korraldatakse või Hispaanias me teeme seda juba 4. korda. Ja möödunud aastal viisime läbi sotsiaalkampaania sotsiaalvõrgustikes, kus me siis palusime inimestel saata oma selfid, mis peaksid siis nagu kõige paremini illustreerima, kui erinevad me kõik on. Ja need selfid on tehtud siis töötajate poolt erinevates organisatsioonides. Ja siin piltidel on näha ka selliseid väga tuntud inimesi Hispaanias, olgu nad siis suured firmajuhid või muidu tuntud isikud ja see kampaania oli väga edukas, sellepärast et see näitas tõesti, kui palju meie kõikide hulgas on erinevusi kokku. Ja veel üks asi. Me nimelt töötame praegu ühe valge raamatu kokkupanemise kallal ja see peaks olema pühendatud siis kultuurilisele mitmekesisusele. Kaasame väga palju erinevaid ettevõtteid, siin all on logod näha, kes neid iseloomustavad. Ja hiljem korraldame ka sellise spetsiaalse sündmuse, mis näeb välja nagu ümarlaua kokkulepe, kuhu siis ka need osalenud ettevõtted on kõik kutsutud. Siin on nüüd üks sündmus, mis peaks võimendama paremat praktikat, parimaid näiteid, saavutusi. Ja veel üks tegevus, siin on nüüd avalikus sektoris toimunud sammude tutvustamise üritus ikka jälle mitmekesisuse edendamise eesmärgil. Ja siin on näha osalejaid, tegemist on ühe allkirjastamise sündmusega ja ka ettevõtted ise korraldavad mitmekesisuse päeval spetsiaalseid sündmusi oma töötajatele ja tegemist ongi ühe sellise ettevõtte sisese kampaaniaga. Ja kui üks ettevõte otsustab midagi taolist läbi viia, siis nad võivad meie poole abi saamiseks pöörduda ja me aitame neid. Ja sellel slaidil, kus on näha selline oranži T-särgiga inimene, tema ongi siis meie organisatsiooni esindaja ja ta on siis fotole jäänud koos oma partneriga.
Ja siin räägitakse oma töötajatele, kui oluline on mitmekesisuse tunnustamine ja kuidas see ettevõtte tegevusele kaasa aitab. Ja on ka sündmusi, mis on spetsiifiliselt koostööle pühendatud, anname välja fotograafia auhinda ja detsembris 2014 sai selle Punane Rist. Siis on meil Madridis novembris läbi viidud konverents, mis oli rahvusvaheline, juba teine sel teemal, sotsiaalse mitmekesisuse teemal. Ja naised juhtkondades on ka oluline teema ja naised ettevõtetes ka. Nagu ma ütlesin, väga paljud organisatsioonid töötavad ise oma programmidega ja me oleme välja töötanud spetsiaalse metodoloogia LBG küsimustega tegelemiseks. Ja oluline on, et antakse endale aru, mis ühe või teise tegevuse mõju ettevõttele on. Viime läbi selliseid sündmusi nagu näiteks vestlused ja nii edasi. Ja nüüd ma näitan teile ühte videot, sest see on ilmselt kõige parim viis näidata meie tegemisi. Sorry for that. Ennem taimis, ma loodan, et hakkab praegu ka käima. Es que no sé qué pasa. Sorry. Maybe I need help for that. Mul on vist abi vaja. No. Thank you so much. Sorry.
You can see in this video different activities. No siit videost olid näha väga paljud erinevad üritused, erinevad sündmused, töötoad. Tahtsin seda teiega jagada. Ja nüüd ma tahaksin veel selgitada, mida siis tegelikult teevad ära Hispaania ettevõtted ja millised on need uued ideed, mis on küpsenud. Ja tundub, et meil asjad edenevad. Ja näited parima praktika kohta võtsin 2 firmat, kellele tugineda. Üks on AXA ja Sandoz. Ja kõigepealt on siis eesmärgiks korraldada niisugusi üritusi, töölevõtmise, värbamise üritusi, kust oleks võimalik välja selgitada parimad talendid. Ja esimene mudel, see on siis AXA, tegemist on Prantsuse päritolu hargmaise ettevõttega ja asutatud juba 1983. aastal pärast 25 eduka ühinemise läbiviimist on tegemist ühe võib-olla kõige suurema kindlustustegevust pakkuva firmaga ja ta on esindatud 57 erinevas riigis. Ja sellepärast on neile ka mitmekesisuse ja kaasamise strateegiad väga olulised ja neil on oma rahvusvaheline meeskond, kes on nende strateegia välja töötanud. Strateegia tugineb nendel 4 sambal. Esimene on funktsionaalne mitmekesisus. Teine sammas on suuline mitmekesisus. Ja see on tõesti kõige tähtsam sammas. Kolmandaks on lepitamine ja see aitab kohandada asju. Ja 4. on seksuaalne sättumus. Ja praegu töötatakse välja ka 5. sammast. See on vanuseline mitmekesisus, aga see on alles töös. Esimene sammas ongi funktsionaalse mitmekesisusega. Siin on just puuetega inimeste võimalus, sest iga isik võib olla innovatsiooni ja loovuse allikas. Ja siin see kehtib kõikide firma töötajate kohta. Ja 2,9% kõigist töötajatest selles firmas on erivajadusega. Ja nad töötavad erinevatel valdkondades ja erinevatel positsioonidel. 25% on nüüd juba tähtsuselt uus programm, mis on noortalentide arenguprogramm erivajadustega inimestele. Ja millised tegevused on siis kõigepealt selles projektis on sisetöötajatele mõeldud erinevad koolitused, mis keskenduvad kaasamisele. Ja siis on ka kõikides sammastes iseloomulik niisugune teadlikkuse tõstmise tegevused. Siin antakse nõu ka peredele, nende töötajate peredele, mida pered saavad teha puuetega inimeste paremaks toimimiseks. Siis on sponsorlusega seotud tegevused. Siin sama firma toetab Hispaania paralümpia meeskondi. Edasi on erinevad tegevused, mis aitavad teadlikkust tõsta, teadlikkuse tõstmise kampaaniad. Ja siin kaasatakse televisiooni kui ka erinevad tasandi massimeedia võimaluse. Viimased on kahjutasude nõuded ja siin on selle firma meetodid ja teenused tunnistatud ÜRO poolt heaks töötavaks. Siin
on igakülgne abi ohvritele, aidatakse leida ravivõimalusi või uut ja sobivamat tööd, seega aidata siis ohvrit igas võimalikus valdkonnas. Ja järgmiseks sambaks ongi sooline mitmekesisus, anda igakülgset abi selleks, et saavutatakse parimad tulemused. Ja siin on 58,3% kogu tööjõust selles firmas on naised ja 2009. aastal käivitati võrdse kohtlemise programm siin. Ja siin järgmised tegevused on seotud anonüümse CV hindamisega. Siin üritatakse pakkuda teenuseid ja pakutaksegi teenused erinevates eluvaldkondades, kaasa arvatud raseduspuhkuse, lapse kasvatamise ajaks ja nii edasi. Ja konkreetselt arvestatakse ainult tegelikku tööaega firmas, mitte seda, kui palju keegi võib puududa. Ja selliselt on naiste enesekindlus kasvanud, et on võimalik ka last üles kasvatada, mitte kaotada töökohta. Üsna palju on niisugust paindlikku tööaega, samuti ka osalise tööajaga töötamise võimalusi 6 kuu jooksul näiteks. Ja siin on võimalus küsida ka suunamist teise riiki samale töökohale või teatud perioodiks oma elus või tagasi tulla uuesti. Ja siin on ka niisugune sponsorluse tandem naistele ja siin on ka juhtkonnas, juhtide hulgas kooslusega moodustatud komitee, mille liikmed aitavad igaüks siis toetada 2 naistöötajat, et viia nad edutamise võimeliseks või edutamiseks sobivale tasandile. Ja samuti on ka palgalõhe leevendamise komitee. Ja kolmandaks sambaks ongi siis lepitusprogramm. 2013. aastaks juurutati paindlik tööprogramm ja teatud reegleid pandi paika. Ja näiteks meil on siin ja Hispaanias täiesti normaalne selline reegel, et kõik kohtumised ja koosolekud peavad toimuma enne kella 6 õhtul. Seega ja samuti, et e-maile ei saadeta väljaspool töötunde. Ja 4. on seksuaalne sättumus sammas ja korraldasime homofoobia vastase päeva, jagasime internetis küsimustikku, milles kajastusid olulised selle valdkonna teemad. Ja eesmärgiks oligi saavutada selline üldine sisekliima, mis annab võimaluse öelda, et meil on parim töökeskkond. Ja seega on väga oluline selles firmas tuua inimene kogu arengu keskseks isikuks. Ja see suurendab motivatsiooni, samuti ka oskusteavet ja oskusi oma igapäevast tööd teha. Ja loomulikult selle firma edu mitmekesisuse laiendamisel ja juurutamisel oleneb üksikisikute ja meeskondade tööst. Ja selles firmas, saame öelda, on edukalt rakendatud mitmekesisuse kokkulepe.
ja nendel on juba traditsioonid saanud korraldada mitmekesisuse päeva. See on 18. novembril. Siin on erinevad üritused, niinimetatud fotograafiakursus, ümarlauadiskussioonid, maailma eri toitude degusteerimine ja samuti teadlikkuse tõstmise töögrupid. Nüüd tahaksin näidata teile ühte videoklippi. We are all equal, but from the very first breath we take, we bring more diversity to the world than there already exists. Ethnicity, origin, gender, beliefs, customs, identity. As children, we learn to feel safe and confident with that which is similar to us. At a glance, our immediate environment appears to be quite diverse. See, these loafers feel that they have a lot in common with lots of different shoes. Lace-ups or buckles, flats or heels, leather or suede. But the true question is, could this group be more diverse and what would it gain? It sure could be, but what's preventing it is fear of differences. Because of fear, we reject that which is different to protect ourselves, thus creating stereotypes and prejudice. Homebodies and their role. Lazy. They only work a couple of days a year. Dependent. Without skis, they're nothing. Clumsy. Labeling, we reject and hurt those who feel different. Mistake number 1. As a result, they withdraw from the group, depriving us of their unique dexterity to gain grounds in different mediums. Mistake number 2. Converting diversity into an advantage requires that we step out of the box with new eyes, without deceit. Differences will make us stronger and will help bring that which we lack, like elegance, sensitivity, the search for true beauty, ability to overcome difficulty and discouragement, being well prepared, agility, audacity, flexibility, adapting to all terrains, expert knowledge, the specialist in each field, originality, a good sense of humor, that which at a glance goes against the tide. There is no doubt, managing diversity is the key to the success AXA is looking for. Putting ourselves in another's shoes, showing the necessary courage to truly respect differences. Once achieved, on our way we will have left, and not by chance, our big footprint of a more just society. This was created for the human resources. The actors are for... See konkreetne film tehti meil mitmekesisuse päeva jaoks. Aga nüüd see teine ettevõte, kus on täiesti teistsugune mudel. Tegemist on ravimifirmaga ja võib-olla see nimi tuleb teile tuttav ette ka. Ta on üsna tuntud maailmas. Ja ühtekokku on ta esindatud 140 riigis ja 26 000 töötajat. Ja 50% kõikidest töötajatest on naised ja keskus on või siis ettevõtte juhtkond asub Hispaanias. Ja ettevõte on teinud endale eesmärgiks, et nad tahavad olla maailma kõige geneerilisem ettevõte, kus on kõik töötajad kaasatud ja mitmekesisust võetakse arvesse selleks, et olla võimelised tegema kvaliteetset tööd, kasvama, areneda ja olla tõhus ja sambad, millele seal toetutakse, on jällegi kultuur, kultuuriline mitmekesisus, antakse inimestele võimalus arendada 100% välja oma potentsiaal. Teine sammas on talent, võimekus. Loomulikult kõik ettevõtted tahaks saada endale tööle kõige
talendikamaid, võimekamaid inimesi ja selle kaudu ennast ka reklaamida kui parimat töökohta. Ja turg on üks taladest, mis tähendab siis seda, et mida paremini sa oma klienti tunned, seda edukam sa oled ja sellepärast siis eeldatakse ka seda mitmekesisust töötajate hulgas. Nüüd siis üksikasjalikumalt esimesest tugisambast, mis on nagu kultuur. Tahetakse saada oma töötajatelt võimalikult rohkem ideesid. Mitmekesisus ja kaasamine on tähtsad sellepärast, et nad võtavad arvesse töötajate erinevusi ja luuakse selline töökeskkond, kus kõik sellised erisused saaksid nagu endast parima kasu välja tuua. Paindlikkus töökohal. Mida paindlikum on firma, seda enam soovitakse sellises ettevõttes töötada. Ja sellepärast siis ka pakutakse võimalikult palju erinevaid võimalikke töövorme. Kõigepealt muidugi paindlikud töötunnid, paindlik tööaeg, siis osaajaga töötamine, ka ülesannete jagamine, näiteks erinevate töökohustuste täitmine jaguneb mitme ametiposti vahel oleva inimese vahel. Siis kasutatakse ka spetsiaalseid abitööjõude ja terviseprogrammid on paigas. Ettevõttes korraldatakse ise kas selliseid spordipäevi või konverentsipäevi töötajatele nende informeerimiseks. Ja seda tehakse töö ajal. Ja katsutakse siis leida sellist õiget tasakaalu töö ja pereelu vahel. Läbiviidavad sessioonid, kus on siis eesmärgiks võetud parima praktika, parimate lahenduste leidmine ja nende levitamine, näiteks selline spetsiaalne intranet suhtlemiseks, mille kaudu levib informatsioon. Praegu on sellesse intraneti kaasatud 18 riiki ja selline tegevus on sponsoreeritud ja huviga vaatavad ka selle tegevuse suunas teised firmad, sellepärast selle kaudu saavad ka nemad häid ideid. Teine tugisammas, see on mitmekesisus ja talendi kaasamine. Kõigepealt, et innustada siis naisi saama rohkem töökohti juhtkonna tasandil. Intervjuude läbiviimine töötajate tööle võtmiseks, kus eelnevalt valmistatakse ette, treenitakse, koolitatakse läbiviijaid. On olemas spetsiaalne programm naised juhtkonnas, antakse võimalus naistel käia tutvumas teistes ettevõtetes tehtuga ja neid sel moel ergutada. Ja kolmas tugisammas, see on see, mis on rohkem nagu ettevõtte ärilise tegevusega seotud ja suunatud pigemini turule. Ja selle tugisambal korraldatakse turunduskampaaniaid, et välja uurida siis, missugused on klientide vajadused ja ootused, mis tähendab seda, et kui töötajad suudavad suhestuda nagu turu osalistega paremini oma mitmekesisuste kaudu, siis toob see endaga kaasa tulu tervele ettevõttele. Ja erinevates riikides korraldatakse erinevaid kampaaniaid. Näiteks Egiptuses läbi viidud kampaania, see oli mõeldud günekoloogiliste ravimite müügiks ja selleks olid siis välja töötatud spetsiaalsed plakatid ja graafiline demonstratsioon. Jaapanis oli tarvis näiteks tööle saada rohkem naisfarmatseute. Poolas olid hoopis omaette probleemid, seal taheti koolitusele rohkem rõhuda ja seda oli vaja teha kohalikus keeles. Pühendatud olid siis need koolitussessioonid naiste tervisele. Venemaal jällegi omad vajadused.
rahastumisvastastest vahenditest, on juttu, kuidas nagu sellealast koolitust läbi viia. Kõik on sellised väga ühiskonna seisukohast olulised teemad. Venemaal Vene turu jaoks töötati välja mobiili äpp, mõeldud ka siis noortele emadele samades situatsioonides tegutsemiseks. Veel näiteid paremast praktikast, pimedatele mõeldud infopaketid pimedate kirjas. Siis välja töötada näiteks erinevaid seadmeid, mis tuletaksid vanematele patsientidele meelde, millal on õige aeg ravimit võtta. Üks tegevus on seotud sellega Rumeenias, siis, kus lapsevanemad oleksid rohkem koolitatud laste haiguste kiireks tuvastamiseks. Erinevad turusegmendid, turugrupid, kõikidel oma vajadused. Ja kokkuvõtteks võib öelda, et kõikide nende tegevuste eesmärgiks või nende nimetatud kahe näiteks toodud firma tegevuse eesmärk on, et eesseisvate väljakutsete jaoks on kindlasti omad lahendused, aga eesmärk on sama, et ära kasutada töötajate potentsiaal 100%, ilma et seejuures oleksid mingisuguseidki eelarvamusi, kas siis kultuurilise, soolise, vanulise või religioonilise tausta pärast. Ja selle eesmärgi saavutamiseks siis töötada välja kõikvõimalikke programme ja toetada innovatsiooni. Aitäh! Tundub, et jäin ajaga raamidesse. Aitäh!